olen siis mahetalu peretütar ja olen mahepõllumajandusega tegelenud juba, ma ei tea, umbes aktiivselt 5 aastat, aga meie pere on olnud terve elu mahe ja tootnud mahetooteid selles mõttes, et terve elu selle sees olnud. Räägin teile siis täna enda tegemistest, enda mahetalust, tere! Ja siis pärast räägin ka teile, et kuidas on võimalik mahetooteid niimoodi otse turustada ja üldse talutooteid ja ehk siis räägin teile otse tootjalt tarbijale, et kuidas see Eestis toimib ja kus see idee alguse sai ja kuidas meil läheb. Ja räägin teile umbes siis tunnikese või niimoodi 11-ni. Kõigepealt siis meie talust, et meil on siis perekonnas 7 liiget, ema, isa, vend, 2 venda ja siis 2 õde ja mina, ühesõnaga 5 last. Ja aktiivselt tegeleme siis natukene kõik selle talu edasi arendamisega, et ongi selline nagu võib öelda peretalu. Ja vanemad alustasid 1989 talupidamist ja nüüd siis oleme siis alates sellest ajast viljelenud maheviljelust ja ametlikult siis 2001 aasta on siis, kui mahepõllumajandus siin Eestis hakkas väga jõudsalt arenema, siis alates sellest ajast on siis ka meie talu ametlikult mahetalu. Mis me teeme seal? Me kasvatame teravilja, siis ennem olid meil ka lüpsilehmad, aga nüüd on ainult umbes 10 siga ja 50 kana. Ja juurvilja kasvatame enda jaoks, aga muidu kasvatame siis teravilja nagu niisu ja kaer ja hirnes ja õlikultuuridest siis rüpsi ja siis juba 6 aastat ka õlikanepid. Et kanep on selline hästi populaarseks saanud ka üle maailma, et tal on paljud tervistavad omadused. Tegemist on siis toidukanepiga, mitte narkokanepiga. Ja muidu üldiselt oleme enamus ajast vilja siis rekkadena välja müünud siis tavaliselt kokkuostjatele ja siis on Eestist välja viidud Saksamaale ja Taani ja niimoodi. Aga kui me hakkasime kasvatama kanepit, siis me hakkasime ka ise töötlema ja siis saime tuttavaks Eesti tarbijatega ja Eesti inimestega. Ja kõigepealt siis ökopoed olid huvitatud meie asjadest ja siis pärast ka saime ka isiklikud kontaktid ja saime teada, et inimesed tegelikult tahavad farmeriga tuttavaks saada ja nagu otsivad isiklikku kontakti ka. Et asi ei ole et nad ei hinda sükast suurtootmist, vaid just sükast personaalset lähenemist ja just, et ma tegin selle toote sulle. Ja siis kanepist saime teha hästi põnevaid asju. Ma võib-olla natuke räägin, et need on sul siin reas ka mõned siin. Ja näiteks kui me hakkasime kanepiõli tootma, et siis see tähendas seda, et me ostsime endale seadmed ja ehitasime endale töötlemise hoone ja siis tegime kõik vajalikud asjad, et ametlikult saaks müüa. Ja väikse mahetalu jaoks oli see alguses väga suur jõupingutus, sest asjad olid väga kallid ja raha väga polnud, aga saime hakkama. Euroopa Liit toetas ka natukene.
aga mõtlesime, et siis, et hakkaks selles suunas nagu liikuma. Ja siis samal aastal, kui me siis kanepiõli hakkasime tootma, osalesime ka konkursil ja siis meie ökokanepiõli sai siis Eesti parimaks mahetooteks 2013 aastal. Ja siis tänu sellelegi hakkasimegi ka teisi tooteid tegema, et inimesed olid rohkem huvitatud meie talust, meie tegemistest ja nendest kasulikest toodetest. Ja ma lühidalt räägin ära ka, mis need on siin. Ma muidu annan igale ühele sükse infolehe ka nagunii ja retseptid on siin olemas ja kõik asjad. Ja näiteks kanepiõli. Kanepiõli on selline roheline külmpressitud toiduõli, mida võib kasutada siis lusikatäis päevas võtta kalamaksaõli asemel. Oomega 3 ja 6 rasvhaped on seal sees. Lisaks ka antioksüdandid ja klorofüll, et ta on niisuguse antibakteriaalse toimega. Ja E-vitamiini on siin sees päris palju. See tähendab seda, et inimesed kasutavad teda siis ka nahahoolduses, et E-vitamiin on see vitamiin, mis siis aitab naha nooruslikku välimust säilitada. Ja seda saab siis kasutada, tähendab ka toiduks, et lisad siis salatitesse, teeb rohelisi siukseid põnevaid kastmeid kala kõrvale, liha kõrvale ja siis lisad smuutidele või võtad lusikatäis päevas või siis kasutad ka näiteks nahale ja naha niisutamiseks ja siis akneraviks ja selliseks nahahoolduseks. Lisaks sobib ka ta juuste hoolduseks, sest peanahk vajab samuti neid oomega 3 ja 6 rasvhappeid, mis siin sees on. Et see on siis meie tallu kõige kuulsam toode, et üle Eesti on seda saada ja kõik nagu huvilised võivad seda siis kasutada. Siis kahjuks kanepiseemned kaasas ei ole, aga kanepiõli tehakse kanepiseemnetest ja kanepiseemnetest saab ka kanepijahu. Et kanepijahu on samamoodi selline natukene roheline jahu ja seda siis kasutavad inimesed sellepärast, et siin on hästi palju kiudaineid ja proteiini ja siis need hoiavad seedimise korras ja aitavad ka seede ja vaeguste korral ja puhastavad siis soolte seinu. Ja seda kui kanepiõli sisaldab oomega 3 ja 6 rasvhapet ja E-vitamiini väärtuslikke aineid, siis kanepijahu on niisugune mineraalne pool just, et see on see koor, mis on hästi kasulik, purustatud koor. Ja seda siis lisada samamoodi toitudele, putrudele näiteks, jogurtile, keefiirile ja smuutidele ja kui teed pannkooke või kotlette, siis samamoodi saab panna sinna sisse. Et on niisugune ka pähklimaitsega. Ja siis me teeme ka kanepiteed. Kanepitee on lihtsalt lehtedest tehtud, ära kuivatatud ja kanepitee on rahustav õhtutee, selline klassikalise taimetee maitsega. Ja mis me siis veel hakkasime tegema, kuna inimesed said rohkem meie asjadega tuttavaks ja ostsid neid kauplustes päris hästi, siis me laiendasime oma tootevalikut ja selle asemel, et siis rüpsi ka ainult rekkadega maha müüa, siis hakkasime väikest osaga siis töötlema, et saab teha rüpsiõli. Rüps on nagu põhimõttelt nagu raps, aga ta on siis siuke ökoloogiline variant. Et rapsi ei saa väga kasvatada mahedalt, et erinevad tõusmefaasis erinevad kahjurid teda kahjustavad ja ta ei ole eluvõimeline enam.
aga rüps on selline, mis juba selles faasis, kui need kahjurid tulevad, on juba puitud varrega ja nad kõrgem ja nad ei taha seda. Nad lendavad mahlakale, rapsile, kuskile mujale. Ja selline on niisugune tehnoloogia. Miks rüps pole tuntud väga, on see, et alles nagu kogub populaarsust. Eriti Soomes on rüpsiõli juba tuntumaks saanud, just külmpressitud rüpsiõli ka mahetalude poolt. Et inimesed on aru saanud, et see on kõige ökoloogilisem kohalik toidu valmistamise, praadimise õli, mida nagu pakutakse või tehakse. Ja siis põhimõtteliselt on rüpsipõld samasugune nagu rapsipõld, kollased lilled on nagu õitsemise ajal, aga ta on siis vähem tootlikum. Sellepärast ei ole suurtootjad temast huvitatud, et saak on 2 korda väiksem. Ja sobib mahetootmisesse selles mõttes siis, kes viitsib jännata asjadega. Muidu lisada siis ka taignasse, et küpsetised tulevad siuksed kuldsed ja kollased, sest ta on siuke kollane õli. Ja, siuke. Ja siis mõni aasta edasi, nüüd ehk siis eelmine aasta ostsime, aga nüüd saime ka tööle. Ühesõnaga, me ostsime ka kiviveski. See on siis selline, ta on selline siuke, mitte väga suur, aga siuke suur, siis ta on puidust ja ta on kiviveski, nagu vanad eestlased tegid veskikividega siis jahu, mis kasulikud omadused on need, et ta teeb siis madalamal temperatuuril seda jahu ja siis pehmema. Ja samamoodi, et me teeme siis täistera jahu, et ei koori seda kest ära, vaid purustame ta jahu sisse, et siis oleks kasulikum, sest siis on kiudainet ja mineraalainete osakaal suurem. Ja ühesõnaga hakkasime ka jahu tegema, seda nisust. Et meil on siis iga aasta käinud sellised arengufaasid nii-öelda nüüd viimastel aastatel peale seda, kui me avastasime, et on võimalus teha siukseid tooteid ja tere. Ja siis näiteks siuke, mis on siuke omalooming, aga seda me kauplustes ei müü. See on lihtsalt siuke suveniiri toode meil otsetalust, et on kanepi spaakreem. See on siis kanepiõlist ja jahust tehtud siuke kreem, mida saab siis nahale kasutada, et koorimise eesmärgil ja see on siuke inimestele väga põnev siuke suveniiri asi. Ja, et niimoodi meie talu on siiamaani toimetanud. Meil on mitmeid tulevikuplaane. Me siin katsetame uusi erinevaid põnevaid kultuure. Võib-olla te varsti kuulete nendest. Ja tere. Võib-olla mis on tere. Uueks asjaks, et me ehitasime nüüd lisaks ka, kuna meil hakkas hästi palju inimesi käima niimoodi otsetalust ostmas ja huvi kasvas, siis me ehitasime ka puhkemaja ja nüüd varsti on võimalus ka meie puhkemajas siis siukseid meeldivaid koosviibimisi korraldada ja ka õõbida ja siis et ökoturism lisandus ka veel, et kasvatame siis neid kultuure, töötleme kultuure ja siis nüüd teeme ökoturismi ka varsti. Et praegu on lihtsalt võib-olla siuke sisseelamise õppimise aeg selle turismi osas, aga jah, midagi siukest põnevat tahaks teha. Näiteks juuli lõpus oli avatud talude päev üle Eesti
ja meil käis ka 500 inimest külas ja käisid meie taluga tutvumas ja oli võimalus, kuna praegu on kanepi põllud, siis oli võimalus kanepi sees, nad on umbes nii kõrged taimed, teha siis pilti, selfisid. Et hästi lõbus päev oli. Ja siis sellega seoses kutsun teid ka, kes pole veel käinud. Meil on 5. septembril, see on siis laupäev, järgmisel laupäeval on samamoodi avatud päev, aga see kestab kella 2-st kella 5-ni ja meil tuleb Mahetoorainest teeb siis Laulasmaa restorani peakokk Angeelika Udekül teeb siis maitsvaid hõrgutisi kanepist ja siuke üritus, et tulete, siis ma teen teile ekskursiooni ja siis saate proovida kanepist toite ja siis näha kanepipõldu. Et 5. september on siis, olete ka siis oodatud kella 2-st kella 5-ni meie juurde, et võimalus kõike seda ka näha. Ja kanepi taimed on veel kuni septembri lõpuni või oktoobri keskpaigani, oleneb millal valmis saavad, on nad veel põllul, et siis on hästi paljudel inimestel põnev seda vaadata. Nii, et seda siis kõike meie talust, jah. Küsimus, kuidas te müüte, kuidas see otse tootnud siis tarbele jõuab, kas teil on e-pood või te pastiga vahel? Nii, et ma hakkan sellest siis rääkima ka. Muidu on niimoodi, et meie abilised üle Eesti, siis ökopoed ja ökoletid aitavad meil turustada ka, sest kõigine me ei jõua, et need on ka üle 60 juba üle Eesti. Siin on infolehel taga kirjas. Ja ühesõnaga, kui me ise siis hakkasime toimetama nende asjadega ja meil olid asjad, mida müüa, siis võtsin ka osa aktiivselt mahetootjate koolitustest ja siis õppereisidest ja sattusin siis ühe õppereisiga Prantsusmaale. Ja see oli siis umbes, ma arvan, et see oli umbes 4 aastat tagasi. Ja Prantsusmaal ma siis nägin esimest korda, viidi meid sellisesse kaubakohtumisele ja seal nimetati seda amapiks ehk Eesti mõistes siis Ott. Ja siis ma nägin seal sellist, see ei ole nagu kauplemine, see ei ole nagu siuke turg, see on nägin teistsugust õhkkonda, kus kokku lepitud ajal ja kohas neljapäeviti näiteks väikse küla keskel tulid kõik talude autod siis kohale, tegid oma siis luugid lahti, tõstsid mõned asjad ka välja ja siis inimesed koos peredega ja lastega tulid korvidega, lihtsalt tulid sinna ja mitte mingisugust sularaha vahetamistega ei käinud, vaid tegemist oli sellise edasi arenenud Otiga, kus oli tekkinud juba tootja ja tarbija vahel usaldus ja nad olid teinud tootjatega pooleaastased lepingud. Et oli siis, ütleme niimoodi, et 7 tootjat ja siis oli seal umbes 50 pere, kes siis iga nädal neljapäeviti käisid ja tulid enda nii-öelda korvi järgi või nende asjade järgi, mis oli siis seda ette makstud, ette broneeritud.
ja tekkis selline, kuna siis sularahaga ei arveldatud, ega selleks aega ei läinud, siis nad rääkisid muudest asjadest, kuidas läheb teie perel, kuidas maitses eelmine sai, kuidas kanad elavad. Kuidagi teistmoodi oli see asi, et tegemist oli sellise kaubakohtumisega, kus toimus siis sihuke suhtlemine ja mõnus äraolemine. Ja siis me tutvusime selle süsteemiga, et ongi siuksed nii-öelda kohalikud otid, kuhu siis kuuluvad tootjad ja tarbijad ja siis nad ongi niimoodi, et tellitakse siis ette tootjalt. Tootjal on kindlus, et ta saab oma kaupast lahti ja kindlasti ka selline kindlus, et kevadel küsib tarbijate käest, mida te seasta soovite. Kas ma panen maha pastinaki või ma panen maha näiteks rohkem lillkapsast või midagi sellist või kes tahab rohkem mune. Et oli selline täpselt vajadusepõhine tootmine, et midagi ei läinud nagu raisku. Ja tarbijatel oli hea meel, et nad said otse suhelda tootjaga, anda tagasisidet ja selline täpselt nii, nagu tegelikult asjad peakski käima. Tundus hästi siuke õige lähenemine asjale. Ja siis samas ka tootja sai siis, või farmer sai siis õiglase hinna, et sai siis õiglasema hinna võrreldes sellega, kui ta piima oleks kombinaati müünud. Et ja see raha siis jäi siia piirkonda, et see ei läinud kuskile piima sellele kokkuostjale, kelle omanik on näiteks välismaalane. Et raha jäi sinna piirkonda ja siis lisaks ka see kogukond arenes tänu sellele, et need inimesed ka, raha jäi sinna piirkonda, siis need inimesed said ka kokku Oti nii-öelda üritustel ja tekkisid erinevad ideed, kuidas midagi arendada ja mis kõige tähtsam, võõrad inimesed said omavahel tuttavaks. Hästi paljud, et kui muidu sa ostad poest kartuli ja see on anonüümne, siis sa täpselt tead, kes kasvatas, kuidas kasvatas ja korraldati ka, tootjad kutsusid endale külla, et nägid, kes see kasvatas ja see usaldus oligi see väga tähtis võtmesõna, usaldus tootja ja siis tarbija vahel. Ja mulle see süsteem väga meeldis ja siis tulin Eestisse ja siis sain teada, et mul on mõttekaaslasi ja tegelikult juba aasta varem üks Ott Kuusalus ja ka Raasikul siis olid sama Prantsuse eeskuju järgi teinud endale siukse kaubakohtumise. Aga erinevus Eestis on ikkagi veel see, et inimesed ei maksa veel pool aastat ette, ei tee lepinguid, aga nendele sobib see pigem, et nad tulevad, nendel on sularaha kaasas ja nad ostavad ja valivad koha peal, nad tahavad valida koha peal. Lisaks võib-olla ma näen erinevust ka, et kui Prantsusmaal olid seal, et inimesed võisid siis võtta sibulaid, siis sealt prantslased võtsid otse järjest, aga eestlased valivad suuremad ja paremad ära ja need, kes tulevad hiljem, need saavad väiksemad. Hästi, see on selline kultuuriline eripära. Aga ja uurisin siis, et kuidas see käib, et küsisin enda Läänemaa tootjatelt ka, mahetaludelt,
et mis te arvate sellest mõttest, et hakkame siis koos käima neljapäeviti õhtul 5–6 ja teeme sihukest kauba kokkusaamist tarbijatega. Ja leidsin endale alguses 3 mõttekaaslast ehk meid oli kokku 4 ja praegu käib juba meid 9 koos. 3 aastat tagasi siis, kui meid oli 4, meil oli mahekoosolek ja olid mehed, abikaasad ja siis naised olid. Siis oli selline arvamus tootjate poolt, et kui ma tutvustasin neile seda asja, siis tootjad mehed arvasid nii, et ei ole mõtet sõita 5 kilo kaalikate pärast ja 5 kilo kartulite pärast ja sinna 20 kilomeetrit näiteks. Aga siis, kuna naised on sellised, kelle tegelikult meeldib see kaubakohtumine, nad saavad suhelda, nendele see turuvärk meeldib, siis õnneks naised hakkasid ikkagi käima. Jah, et meeste arvamus oli see, et ei ole mõtet. Aga kui nüüd vaadata, siis kogused on suuremaks läinud ja ka mehed käivad kaasas vaatamas. Jah, et see oli tootjate poole pealt väga raske nagu neid käima saada, et see ongi siuke areng, et alustame nüüd väikselt, aga laieneme. Et kliente tuleb juurde, inimesed usaldavad rohkem tootjaid ja siis selle Ott-tegevuse käigus me tegime siis ka, otsisin kõik talud välja ja nüüd tõin nad internetti üles, et kui keegi küsib kartulit Läänemaal, siis ma tean, kes kasvatab. Ja kui keegi küsib mõnda muud kitsepiima, siis ma tean. Ennem oli selline olukord, et keegi ei teadnud mitte midagi, kes kus midagi teeb. Igaüks tegi oma metsa sees ja lootis, et saab Tallinna restorani turustada. või kuskile Haapsalu koolimajja või kartulit näiteks. Aga nüüd on niimoodi, et nad tulevad siis, tootjad tulevad siis sinna taluturule ja samamoodi 5–6 meile auto need tagaluugid lahti ja siis rahvas tuleb ja siis nad ostavad siis meie käest niimoodi. Et tootevalik on ka siis hästi juba lai meil. Meil on näiteks praegu on siis, ma mainin ka selle ära, et me otsustasime kohe ära, et me teeme sihukest kauba kohtumise päeva juulist kuni detsembri lõpuni, et hooajaliselt sellepärast, et näiteks märtsikuus on ainult mina oma õlide ja jahudega käiksin ja munadega, sellepärast, et juurviljad on juba, mahejuurviljad on juba siis ka nagu otsas ja krimpsus ja ei ole väga kellelgi. Et me teeme seda asja hooajaliselt, aga muidu saab tellida. Internetis on üleval kõik info ja siis saab tellida, kui keegi tootjatest läheb Haapsalusse, siis ta teab, et mul on siin mitu inimest, kes tahavad kartulit ka, ma võtan need kartulit kaasa, teen oma asjad ka ära Haapsalus ja siis, et märtsikuus käib selline kaubavahetus. Aga muidu juulist kuni siis detsembrini me teeme sihukest kaubapäeva. Jah. Kus see kaubapäev on? Nii, me valisime siis, me katsetasime erinevaid kohti alguses, mis meile tasuta anti ja praegu ka tasuta ikka. Et kuna see on ilma vahendust tasuta tegevus, siis keegi nagu mingit platsitasu ei küsi ega me ei küsi mingit nagu tasusid mitte millegi eest. Lihtsalt saame kokku, meie ühenduse nimi on Läänemaa Ott ja saame kokku kindlal kellaajal, kindlas kohas ja sihuke tegevus toimub. Et me ei ole isegi mingisugune juriidiline ühendus ega midagi, lihtsalt sihuke tegevus. Läänemaa Ott on nagu sihuke tegemine või ütleme niimoodi. Ja see koht on siis nüüd mitu aastat seal Haapsalu keskel ehk siis
Lihula maantee 3 ehk vana teenindusmaja, kes teab, siis praegu on seal Kanga džungli ees siis see parkla. Ja näiteks tänu Ott tegevusele saavad Läänemaa elanikud ja Haapsalu elanikud seal peale tööpäeva läbi hüpates osta endale terveks nädalaks kartulid, porgandid, peedid, kaalikad, kapsad, küüslaugud, siis pastinaagi, sai ka praegu lillkapsast ja brokolit isegi, siis kõrvitsad, need suvikõrvitsad, kurgid, tomatid, tillid ja maitserohelist hürdid ja erinevad taimeteed, mesi, munad, siis vutimunad ja vaarikad, mustikad, marjad, et tootevalik on praegu nagu sihuke hästi lai. Kui sa hakkad mõtlema ja sa lähed poodi, tavalisse poodi ja siis sealt ei leia sihukest rikkalikku värsket kohalikku valikut kindlasti mitte. Et sihuke tänu Otile on paljud inimesed nagu, neil on hea meel, et on sihuke asi olemas. Et nüüd saab osta. Teine alternatiiv on muidugi see kohalik turg, aga kõik ütlevad, et seal kohalikul turul ei müüda neid asju, enamus asju, mis meil seal on ja see on üldse kohalikke tootjad seal üldse pole. Et on vana daam, kes müüb näiteks, ütleb, et see on sealt Lõuna-Eestist mingisugune juurvili, aga tegelikult on olnud juhtumeid, kust on välja tulnud, et ta on selle isegi säästumarketist ostnud. Sest seal on odav hind. Et tavalisel turul on esinenud petmisi ja inimesed enam ei usalda seda turgu. Ja usaldavad meie Otti ja siis me olemegi saanud hästi head tagasisidet. Kas need Otis osalejad, tootjad, kas nad on üldse kunagi ise püüdnud seal turul müüa või? Ja see ei toimi, sest esiteks sa lähed sinna sa oled seal 5 tundi, oled kogu aeg koha peal, sa ei saa kodus, tavaliselt on need tootjad sellised, kellel on kogu aeg hästi palju tööd, kell ajab taga ja nendel ei ole aega turul olla. Ja nad peaksid andma siis selle kauba siis kellelegi, kes on turul müüa aga siis see müüja ei oska ju sinu kauba kohta midagi öelda ja see ei ole otse tootjalt ikkagi. Ja tavaliselt on jah niimoodi, et need, kes kasvatavad neid juurvil, neil ei ole aega turul olla, oodata, sellepärast, et seda lähed turule, ega see kaup ei lähe kohe ära. See läheb päeva jooksul ja see ei lähe üldse kõik ära. Et selle aja mõttes lihtsalt. Et see 1 tund tundub olema efektiivsem. See on hea, et inimesed tulevad kõik kokku. Et ja just see, et sa ikkagi siis saad otse siis suhelda. Mis on nüüd edasi saanud? Edasi on saanud niimoodi, et nüüd 3 aasta jooksul on neid Otte tekkinud päris palju. Ma nimetan mõned üles, et on siis alguses oli see, esimene oli see Kuusalu Ott, siis on Raasiku Ott, siis tehti Nõmmele Ott, kus käisid siis Raplamaa tootjad, käivad Nõmme Otis. Ja siis tegin mina Läänemaa Oti. Siis tuli ka järjest Rakvere Ott, siis tuli Pärnumaa Ott, Saaremaa Ott, siis on näiteks Kolga Ott, see on seal Kuusalu juures ka, aga see on siuke nagu teine piirkond. Ja Viljandis vist. Kuidas? Viljandi Ott, ja tema oli ka hästi juba alguses seal. Lõunamaal oli ka Lõunamaal on Lõuna-Eesti toiduvõrgustik.
see on natuke teistmoodi ja sealt korjatakse talunike käest kaup, auto korjab ja siis viib otse tarbijatele, aga nad ei saa kokku. Ei teki vahetult sükest kontakti. Tartus on ka üks väike otilaadne asi, aga ta nimi on Juurikas. See on toidukooperatiiv. See on tegelikult kõige esimene. Sellel oli üldse, kas oli välisõppejõud, kes tuli Eestisse vaatasid talunikest ja sai otse teosta. Ja võimalik, et seal on, aga ta ei ole niimoodi avalikult, kui ma räägin teile nüüd, mis selles mõttes, et meie Otide eestvedajad said siis eelmine aasta kokku ja mõtlesid, et jagaks ühiselt infot, kogemusi ja probleeme ja kõiki asju ja teeks midagi ühiselt. Ja me moodustasime Eesti Oti ja nüüd ongi eestiott.ee või oli see ju igatahes Eesti Ott on olemas ja sellelt lehelt leiate kõik teised Otid, kes on nagu ennast avalikult näidanud, et me oleme nüüd olemas ja aktiivselt tegutseme, et Eesti Ott. Ja mida me siis teeme tulevikus, et unistus on jõuda sinnamaale, et näiteks Saaremaa üks toode jõuaks läbi Oti tellimiskeskusega näiteks Ida-Virumaale. Et teha ühist Eesti Otti. Selle jaoks tehakse siis praegu koostööd ühe IT-firmaga, kes teeb selle müügi ja ostukeskkonna platvormi ja on vaja lahendada ka logistiline küsimus ära, sest väikeste koguste liigutamine ühest kohast teise on väga kallis. Aga ühesõnaga varsti siis on võimalus ka Viljandist tellida Läänemaa kanepiõli näiteks ja otse niimoodi. Vaata, need asjad on kõik see küsimus praegu. Seal on üks variant, mis sobib ka öko siukse mõtteviisiga kokku. Et koostöö siis ka nende ka nii-öelda transpordifirmadega, aga ka eraisikutega, kes läheb mingis suunas ja tahab siis ja tal on võimalus kaup siin ära viia, saab väikse siukse nii-öelda transporditasu eest ka, aga kuna ta nagunii läheb sinna, siis on transpordi eest nagu väiksem, et ta ei lähe eraldi seda kaupa ära viima. Näiteks mina tean, et ma lähen homme Tallinnasse. Mul on enda kaup, aga mul on autos pool ruumi vaba pinda. Lähen sinna lehele, vaatan, kes on üles pannud, et siuksed tellimused on sinna kohta ja saan selle eest nii palju seda transpordikütuse kompensatsiooni ja siis võtan tema kaupa ka peale ja viin ära. Selline mõtteviis, et kui sa nagu nii lähed sinna, et siis ma võtan su siis peale sinu kaupa ka peale. Samamoodi nagu inimesed liiguvad. Ja see on see logistiline pool. Aga ma arvan, et te kuulete sellest rohkem sügise või talve poole, sest nad praegu veel kõik on arutlusel. Ühesõnaga otse tootjalt tarbijale siuke tegevus on Eestis jõudsalt nagu käima läinud, inimesed otsivad talukaupa, nad tahavad seda kätte saada ja siis asi on läinud paremuse poole selles vallas ja tehakse ühiskoostööd. Selleks, et võrgustikus osaleda, peab olema kindlasti mahetootja või see koostöös? Ei ole. Võrgustikus näiteks minul on tootjatest on 5 tükki on mahetalud, aga ülejäänud 4 tükki, kes käivad, ei ole. Et see sõltub, ütleme niimoodi, et see Nõmme Ott, tema tegi näiteks endale kriteeriumid, et nendel on ainult mahetalud, aga ülejäänud Otid kõik ikkagi jah,
et lihtsalt, et oleks, et väiketootja teeks seda, et ei oleks mingisugust suurtootjat nii-öelda, et ja sihuke personaalsus, ütleme niimoodi. Jaa. On teil mingid küsimusi tekkinud veel? Sellist tarbeid segadus jää, et mõni talumik võib-olla kasutab mistväärtisi ja mingid mürkkemikaale, teine siis samas kõrval ei kasuta neid, et kuidas saab kindlad olla, et see toit on puhas ja väärtuslik? Jaa, see on hea küsimus. Näiteks meie teeme seda tööd niimoodi, et meie kutsumegi talusse külla näiteks, aga muidu on ikkagi see otsesuhtlus ja selle jah, pigem ongi see, et nad käivad sealt nagu külas. Võib-olla ma natuke tutvustan ka, et näiteks siin on avatud, see on mahetalude puhul, me tegime Läänemaale mingi aastaid tagasi, tegime selle, aga siin on näiteks siuke näide, et need talud on siuksed aktiivsed, siit saab asju, helistad ette ja siis nad on avalikult näidanud, et nendele võib külla tulla, et nemad on, näitavad oma tegemisi ja selles mõttes, et ongi selle usalduse müümine. Aga kas see kodulehel on siis märgistatud ära, mis on mahekaup ja mis on lihtsalt tavaline? Tavaliselt minu arvates, kui ma enda seda lehte vaatan, siis minul on, sest tehtud niimoodi, aga kõigil ei ole. Kuidas ma sulle seda seletan? See selline asi, sellest sa saad siis kindel olla, kui sa lähed sinna kaubakohtumisele. Sest näiteks meie taludel on mahemärgid peal, eks ju. Aga nendel, kellel ei ole seda mahemärki, siis ei ole. Aga tavaliselt on see niimoodi, et see on nagunii väike tootmine ja kes juurvilju müüvad, tavaliselt nad ei pritsi neid, aga need väiketalud. Aga kui nad ka seda teevad, siis tavaliselt kliente on hästi palju igasuguseid ja nad kindlasti uurivad selle välja, nad küsivad kohe. Ja kui sa neile valetad, siis ja see tuleb välja kuidagi, kuigi see on sinu piirkond, kus tuttavad teavad tuttavaid, siis tegelikult tuleb see ruttu välja. Et pigem on see siuke asi, et nad ja see ongi siuke küsimus, mida tuleb veel lahendada nii-öelda, jah? I find it really great thing to have this kind of option, like to have this small-scale ecological farms with the trust and this transparency things, which is good. But then I had like 3 ideas, I think, or 2. One is that it seems like this, because it's heavily linked to the local thing, like that the money stays in the local community and so far. I think the local thing is good from the point of view of the trust and the transparency. But beyond that, if there's some kind of, it sounds a bit like, or is there some kind of clash between, let's say, like global, responsibility? It sounds a bit like small-scale nationalism in a sense. Like, is it related to somehow drawing a line between our locality and the others? I'm not sure. I think this is. I find it an interesting question. And then the second thing is also related to the fact that the money stays in the community. Unfortunately, I don't now remember or understand that well the theory, but some of the core theories in economics is the fact that, like, okay, let's again compare between the nations. Like, there used to be this protectionist ideas of a nation,
where it is exactly this kind of trade competition actually, that you're trying to keep all the money inside the country and then you're competing with the other countries that, for example, you export more than they do so that you get more money to your country. So, but then there was this like Ricardo and whoever who actually said that no, actually it's like beneficial to both, so it's a bit like two households just trading. Läänemaa on ka kohalik, aga me võime mõelda ka seda, et Eesti on piisavalt väike, et Eesti on samas ka kõik kohalik. Et selle üle on palju vaieldud, mis on kohalik. Ja näiteks et Eesti inimese jaoks on tegelikult praegu see, kui ta on tehtud Eestis, siis ta on kohalik. Ja see, et raha jääb vähemalt siia Eestisse, et see on meile tähtis. Kui me räägime sellest nii-öelda konkurentsist, siis näiteks kui me teeme selle Eesti Oti ja seal hakkavad konkureerima, siis erinevad kartuli- või porganditootjad näiteks, siis see on juba jah, see konkurentsi moment, mis siis hoiab tarbija jaoks hinda mõistlikuna näiteks. Jah, et tekib jah siuke konkurentsipunkt nii selles Eesti mõttes kui ka siis näiteks kui me räägime Otist, siis me praegu veel ei räägi riikidevahelisest võistlusest, sest tegelikult need talud on väikesed. Me räägime Otti kuuluvad need tootjad, kes on siuksed väiksed talud. Tavaliselt on need juurvilja kasvatajad näiteks vanemad daamid ja nendel ei ole suurt kasvandust, vaid nad tahavad lihtsalt siis, nad on pannud enda jaoks maha ja natukene rohkemgi veel, et sellest siis nii-öelda ära elada.